Norbert Urt, jalgpall on juba selline, et mõned päevad tagasi saadud suured võidud ei tähenda järgmisel päeval midagi, et kui sa nüüd seda tänast 1-1 viigimängu siin pool tundi hiljem hindad, siis mis meil täna valesti läks? No ütleme niimoodi, et terviklikult ei saa öelda nüüd, et mis nüüd oleks läinud üldse täiesti valesti, et vastane mängis kaitsvalt. Meie võtsime initsiatiivi enda kätte, olime ründes kindlasti oluliselt agressiivsemad kui vastane. Tegelikult teeks mitmeid häid momente, mida me ei löönud ära, samas läksime 1-0 juhtima, oli ka okei. Aga jah, siis lasime endale ühe sellise rumala värava lüüa, et ei saa öelda, et neil oleks väga palju nüüd võimalusi olnud tänases mängus. Ja need nüansid, mis nagu tekkisid, tegelikult nendega me tegime ka tööd. Seal Markus jäi värava olukorras, ütleme, kõige lõpuks mängijast valele poole, kes siis ümber pööras ja suutis seal alla nurka õnnetult seal Pedõki alt läbi lüüa, et Pedõk oli ka praktiliselt ääres olemas või esimeses postis, nii et selline väiksed detailid nagu määrasid just selle, miks me viiki mängisime selle. Siin vähemalt kõrvalt tundus, et kui seal esimesest poolest oli circa pool tundi mängitud ja seis oli endiselt püsis 0-0, et mängijad läksid nagu kuidagi natuke närvi või olid vihased seal üksteise peale ja see mäng oli selline päris vigaderohke ja võitluslik, et kas see võis olla üks põhjus, et loodeti see kiiresti värav ära lüüa ja siis, kui see ei õnnestunud, siis oldi pahased? Terviklikult ta ei olnud, ütleme, võrrelda sellega, mis oli Kuressaares, seal oli küll see, kus tekkis nagu võib-olla sammhaaval mingi paanika, et tegelikult täna ikkagi mänguliselt idee tasandil mängiti oma ideedega edasi, nagu oldi kannatlikud. Millest jäi nagu puud oli see, et tegelikult me ütlesime ka poolel mängijatele juba esimese poole sees, et ma rohkem viie palli nagu ka väljaspoolt kasti, et senderdusi, et Iira nagu tavaliselt on mänginud nii äärt kui keskelt, on varieerinud mängus, täna teie natuke ühekülgseks. Ja nagu pigem oli selline seosa määrav, et oleks veel jõulisemalt viie palli kasti, et teha vastaselu oluliselt raskemaks ja ta sunnida veel rohkem madalamale minema. Oli täna midagi, millega sa ka rahule jäid? No kindlasti ütleme ikkagi üldine distsipliin hakkab nagu tekkima, et ei saa nüüd öelda, et oleks mängust väljas olnud, et vastane mängis kompaktsemalt, seega me olime näidanud oma mängus seda, et vastane enam ei saa meie vastu nii lihtsalt mängida, nii laiali mängida, et ikkagi initsiatiiv oli rohkem meie käes, seal samamoodi me ikkagi mängisime kannatlikult, meil tekkis nagu palju ruumi, keskväljal oli alati keegi vaba, kus saime üles ehitada. Et nüüd jäigi nagu mõningat detail taha just see, et see ütleme ikkagi pigem, et oleks nüüd äärepoolikud olla natuke vareerinud, mida me ütlesime ka, et ikkagi ei saa olla kogu aeg ainult keskel, et äärt lahti. Et need nagu detailid, mis tekkisid nagu probleeme, aga oli käidus, see ongi see, et me võtsime palli loogiliselt ja mängiti kannatlikult edasi ja võimalusi tekkis. Pärast mängu, mis valitses riietusruumis, oli see väga, väga suur pettumus mõistagi, aga ega siin väga pikalt ei saa nüüd taga seda viiki nutta, sest juba laupäeval on uus mäng tulemas. Ei, absoluutselt. No selge on see, et see mängijatele läheb korda ja peabki enam korda, loomulikult meile kõigile on see ikkagi ebameeldiv ja me nimetame ikkagi ju kaotseks seda. Aga ei ole küsimust. Neljapäeval on uus päev ees, kus me teeme juba tööd selles suunas, et laupäeval jälle valmis.